Sulane oli üht peremeest 30 aastat teeninud. Ta võttis ennast ametist lahti, arvas selle palgaga küll võima elada. Selle 30 aasta palk oli tal kõik alles saamata, aga ahne peremees ei andnud taale enam kui 3 kopikat. See oli Sulasel küll raske, aga ta ei nurisenud ega hakanud kohtus käima. Võttis selle pisikese palga rahulikult vastu ja läks reisima. Tee peal tuli taale 3 santi vastu ja palusid raha. Mees võttis 3 kopikat taskust, andis santidele ja ütles: enam mul raha ei ole. Kui see, mis ma ära jagasin, see oli mu 30 aasta palk. Sandid panid tema heldust väga imeks ja ütlesid: meie ei ole veel nii heldet meest leidnud, kui sina oled. Sellepärast kingime sulle 3 asja. 1 koti, kuhu see loom ehk inimene sisse jookseb, mis sa mõtled, ja 1 pilli, mis ilusasti mängib, mille järel kõik peavad tantsima, ja 1 sule, mis sa kübara ääre pead pistma, kui sa linnu kombel lennata tahad. Mees võttis need kingitused rõõmuga vastu ja läks jälle edasi. Kui ta kurjasünnituse mõisast pidi mööda minema, võeti teda kinni, et ta Senna piiri peale läks ja öeldi: kui sa 3 asja täidad, siis saad lahti. Kui mitte, siis saad 3 aastaks vangiroodu. Esite võtad 1 varga kinni, kes hulga vangisid on ära varastanud. Teiseks pead mängima, et meie härra tantsima hakkab. 3. tood kõrge torni otsast kuldnupu maha. Siis pandi mees Senna kambri kinni, kust vangid olid ära varastatud. Kösköö ajal tuli varas ja ütles: 29 vangi olen juba siit ära viinud ja see on nüüd 30. Tõuse ruttu siit üles ja tule mu järel. Mis rutt sul sellega nõnda on? Ta võttis oma pilli, hakkas mängima. Pilli häält kuuldes hakkas vangivaras vastu tahtmist tantsima, kuni ta oli üsna väsinud oli. Siis tegi Sulane oma kotisuu lahti ja ütles: see on minu kott. Silmapilk jooksnud kurat kotti ja mees pannud jälle kotisuu kinni ja heitnud magama. Kui hommikul inimesed vaatama tulid, olnud kõigil hea meel, et varas oli kätte saadud. Sulane viis kotipäeval sepikotta, kus teda 3 päeva 2 haamriga taoti. Siis tõi ta koti sepikojast välja mõisa hoovi peale ja raputas teda kõige rahva nähes kotist välja. 1 soov oli täidetud, teised 2 oli veel eel täita. Seejärel võttis ta oma pilli ja hakkas seda mängima. Niipea kui ta pilli häält laskis kuulda, hakkas kohe härra ja teised inimesed tantsima, nii et nad üsna higised olid. Viimaks jättis ta pilli mängimise seisma, pani valge sule mütsi ääre külge ja lendas linnukombel üles torni otsa ja tõi sealt varda otsast kuldnupu maha. Pärast käis ta veel mitmed maad läbi ja tegi oma imeväärt tegusid. Viimaks tüdinud ta maapealsest elust üsna ära ja tahtis põrgu elama minna. Kui aga vana tont teda näinud tulema, karjunud ta juba eemalt ja öeld oma poistele: pange väravad kinni, ärge laske teda mitte sisse. Sama ongi see kuulus Kotitoomas, kellest ma teile olen rääkinud. Mees saanud nende kartusest aru, pand valge sule jälle mütsi ääre ja lindanud taevavärava ette, kust ta oma pilli mängima hakkas. Seda kuuldes old neil hea meel, võtnud väravad lahti ja lasksid teda sisse.